gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. Ühesõnaga, Jackil tuli Hollandist üks sõbranna külla, Iiris, ja nad olid täna öösel siin Kadri juures ja ma mõtlesin, ma teen neile hommikul üllatuse, kell on mingi 8 paik hommikul, ma lähen viin neile jääkohvi. Ma ei tea, joovad nad või ei joo, aga vahet ei ole. Mõte loeb. Suht raske on nuppe vajutada, kui sul on 2 kohvikäise kaamera ja kõik muud jutud ka. Mina. Tšau, tšau. Wow. So sweet. Yes, I am. Do you want breakfast? No, I'm good. I'm probably going to get a phone call from your parents that why your son, that you didn't get any food there. So cute. Yesterday my mom called already like, okay, so Iris is coming. So I made pesto. We got fresh fish, so we're going to have ostrich in the fridge. Tää ikka, head trippi teile siis. Bye bye! Päästsin olukorra, Jack oli üritanud ise mingit jääkohvi hommikuks teha, aga see ei olnud see, nii et päästsin olukorda. Aga Iiris tuli Jackile Hollandist külla. Väga lahe tüdruk, aga tüdrukud lähevad linnast välja suve nautima, ilma nautima kuskile. Mina jään linna, otsin endale mingin muud tegust. Vaatame, kus sõbrad, kamraadid on. Ma tulin just praegu Kadri juurest jala siia merepuiesteen ja panen siit kalama edasi. Ma üldse kõlid jalutan väga palju. Kogu aeg näen, et tee on nii umbes, et tõenäoliselt ma joon jalaga rutemini ja rääkimata sellest, et ratta käivad kindlasti kordi kiiremini. Aga need isesõitvad bussid on küll lahedad. Ma arvan, et siin varsti meil ei olegi enam bussijuhte, trammijuhte, vaid helistad äpiga endale trammi või bussi või takso ette ja liigud käid niimoodi. Huvitav. Massive liiklus. Ulme. Sõitke jalgrattaga, ma soovitan soojalt. Ja mulle meeldivad, et kui sul on sellised lahedad sõbrad, tegusad inimesed, kirjutad sinna gruppi põhimõtteliselt, et joo, mis täna toimub ja teeks äkki kerge võrgu ja pumm, sul on kohe 9 jaad vastuseks, nii et väga lahe, ootame kutid ära, läheme mängime võrkpalli. Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of... Karamba. Pumm. Kus sa läbi käis? Paberi hundist hüppasid läbi selle. Mul naine tellib siukseid. Need on moest praegu. Siuksed maksavad rohkem. Riiet on vähem, maksab rohkem. Ühesõnaga punt on koos. Lähme võrku mängima suure targa peaga siin, aga mida ei ole, on pall. Ainuke võrgumees Oskar on meil kaitseväes meie hulgast lahkunud. Mõtlesime, et võtame selle palli kasutusse, aga kedagi ei ole kodus, nii et meil on vaja pall osta, nii et põrkame Rocca al Maresse ja ostame palli. Okei, mitte küll Rocca al Mare, aga Kristiine, siit pidi kiiremini palli saama. Pall. Head mängimist siis. Jaa. Mul tuleb välja, et mul oli isegi tsaari ajast mingi kliendikaart, saime 6 kulli jälle ka, nii et vin. Nüüd keerab ilm keerab ära kuidagi, ma ei tea, mingi tormipoiss tundub peale tulevad kuskilt, aga weather app ütleb, et kell 1 hakkab sadama öösel alles, nii et lähme proovime. Jõudsime hakkuma kohale. Päris tuuline, aga ma arvan, et saab mängida küll. Segi seda parem. See on Silver Lätt, 3 korda Estonian Pro Tours. Oh, üliäge. Kunagi ma mängisin vutti koos siukse tüübiga nagu Silver Lätt. Ja see tüüp on nüüd maailmakuulus discgolfi mängija. Eestlased on üldse selles asjas päris kõvad, aga lahe on näha, et meel on oma ketas.
oma ketas, nimeline ja kujunduse ja disainiga puha. Väga äge, tervitused Silverile. Loodan, et sul läheb selles diskimaailmas hästi. Minul nii väga mitte. Ma käisin 2 korra võistlemas ja sain isegi auhinna. Lohutusauhinna viimase koha eest. Plats täitsa olemas, võrk tundub ka okei. Palli saime ka. Ma nüüd panen selle kaamera korraks ära ja õpetan sõpradele selle... Mine! Täitsa haige vend. Kes see lõi raisk? Saad aru? Just kui ma jõuan öelda, et ma panen kaamera ära ja õpetan Kirvestele seda mängu, siis see tüüp seal. Eesti koondise ja ma ei tea, mis asjade meistriliiga jalgpallur. Suras mulle palliga vasta kaamerat ja see ujus siin liiva sees, ragiseb igat pidi ja ma ei tea, noh. Sa oleks kuradi noore pere laenu võtnud praegu peale, saad aru? Okei, mängime. Lähed peale nüüd? Ma lähen peale, jah. Aga on kõvasti kukkumis oodata. Aga ma lasen kellegi loha üles lasta. Äge. Kuule lahe, mul on käsi soe nagu alati. Ainult üks käsi on, jah. Suve lõpuks saab asja. Muidugi. Akud said kõik tühjaks seal Kokkumäel, aga me nüüd tulime juba sinna Lesseni sadamasse. Juba palav oli ja mõtlesime, et tahaks kerge ujumise teha. Poisid räägivad, et siin on põhi okei, nii et me nüüd lähme ujume. Lätikut ei ole, aga säägiga kujatame. Ma arvan, et on okei. Enne kui torm peale toob. Lähme. Usaldame noori kutte. Tiba märg on, aga väga mõnus. Neil tundub ka väga fun, nii et tundub, et avastasime uue koha endale. Siia võib teinekordki tulla. Lähed teed ka üks suraka? Hakkab sadama. Võtsin, et tuleb torm peale. Jaa, ma ei tea. No, tuleb küll nüüd. Sa oled selleks lootud. Väga hea. Siuke 10 skaalal 5. Läheb järgmine. Op. Hommikust saati põhimõtteliselt söömata, trippinud ja mängisime võrku ja vutti ja selline uni tuli juba kergelt peale, et tuhhi väga elud, aga kerge surakas järes ja siia märga vette ja elame jälle, päris värske on olla. On Lessenis ka. Suured majad juba püsti. Sõjalaevad sees ja ebareaalne. Ma arvan, siia tuleb päris kõva arendus, kui see valmis peaks saama. Ma loodan, et neid lahedaid porte ja neid pleisse siin kinni ei panda, et praegu on siin päris mõnus käia niimoodi kiire surakas teha. Ma ei teada, palju üks korteri seal maksab. Eesti YouTuber endale sinna kindlasti pleissi ei osta, noh. Vähemalt nii pea mitte. Mõtles lõpuks tõi mulle võtmed. Saame lõpuks koju. Näeme seal. Täitsa lõpp. Tead seda tunned, kui tuled koju ja tunned, et sa midagi on sinna prügikasti liiga kauaks vedelema jäänud. Praegu on see teema. Ma ei tea, mis see on. Mul on siuke kahtlane tunne, et see on mingi Jacki rida, noh. Temal on see komme. Palju parem. Kuigi mul on siuke krooniline nohu ja üldiselt on lõõrid 24/7 kinni, siis see oli ikka päris vänge. Aga sellega on tegeletud. Kiire lõunamoos. Tiibad! Mõtled küll, et ei viitsi, aga lõppude lõpuks on ikka nii, et vabandad ainult ise endale, nii et ei ole midagi, tuleb kokku võtta ja kerge õhtune ring ära teha. 8,2. Kalamajja tagasi. Davai läheb.
jube raske oli täna kuidagi. Aga tehtud sai. Mis teha? 8 nagu ulasin, sai tehtud. Aga eks loogiline, et raske oli, pikk intensiivne päev oli ka, hommikust saati ringli tribatud kella 7 saati. Pool linna 2 korda läbi käidud ja terve linn edasi-tagasi paar korda läbi käidud. Eks ega siin nalja ole ja jookse ka niimoodi õhtu peale, aga tead, mis seal ikka, samas vahepeal ongi nii, et eks elus ongi nii, et vahepeal ongi raske. Midagi ei ole teha. Käidki põhja ja läheb jälle uuesti ja käid uuesti põhja ja tuleb jälle august välja ronid, et midagi ei ole teha, eks tänapäeva maailm ongi selline. Tempo on meeletu ja kuidas seda konkurentsieelist tekitada. Tekitadki nii, et astud eelmisest ennast alati sammu rohkem ja järgmisest tüübist alati sammu kiiremini, et ega muud varianti ei ole. Ükskõik mida sa teed, tee seda täiega, vahet ei ole, ära sa valesti aru, vahepeal tulebki võtta see hetk. See üks hetk istuda maha ja mediteerida ja mõelda moment ja seada oma pea korda ja tuletada meelde jälle, mis on nagu tähtis ja mis on elus üldse oluline, et neid inimlikke baasväärtusi ja oma hinge nii-öelda ei unusta. Aga siis läheb jälle täie rauaga edasi, et ei olegi midagi muud. Mis veel? Ma arvan, et aitab ka tänaseks. Päev oli pikk ja õhtu on selline mõnus, vaatab, võib-olla lähen teen veel kerge jalutuskäigu peale või võtan jalgratta, et ega meil selliseid mõnusaid ilusaid soojasi õhtuid siin Eestis ju väga palju ei ole, nii et tuleb võimalust jälle kinni haarata, mis ma siin toas ikka passin. Mis veel? Ei olegi midagi muud. Sügisel lähen Islandile. Nii et kui kellelgi on mingeid lahedaid ideid või kohti, kus nad on käinud või mingeid lahedaid teadmisi selle kohta, siis visake julgelt kõik kommentaaridesse sinna, et ma viskan neile pilgu peale. Hakkan vaikselt seda reisi enda jaoks siin kaardistama. Oktoobris on siis minek. Ja siin on veel üht-teist põnevat tulemas, ma ei hakka praegu siin midagi spoilima, küll te kuulete, küll te näete. Tegemist on, ma tean, ma ei ole ammu videot välja pannud, aga ma luban, et neid tuleb kindlasti rohkem ja tihemini. Et eks midagi oma aja planeerimisega vahepeal hädas, aga ei ole midagi. Küll ma kohale jõuan. Ja ei olegi midagi muud. Soovin teile kõike paremat, loodan, et see video oli jälle killuke päikest selles päevas ja kui, siis see subscribe'i nupp, like'i nupp, kella nupp, kõik on seal all olemas, viska neile klikid kirja. Ja kohustust muidugi ei ole, aga nad on seal ja ei olegi muud kui, et pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalgpedaalil ja lõbu arvelt ja trenni arvelt kokku ja hoia ja jalapäeva vahele jätta. Tšau!